Oleme jälle sellise korrektse muusikaga häälestunud paneeli lainele. Mul on hea meel teid kõiki näha loomulikult alustuseks. Me oleme siin strateegialaval täna pannud ikkagi selliseid väga tõsiseid strateegilisi eesmärke aastaks 2030. Tundub, et kogu majandus käibki sellises reaalaja majanduse ideaalide võtmes, kus andmed on masinloetavad, info liigub automaagiliselt, keegi midagi käsitsi sisestama ei pea, kõik on e-arvete peal, aga kui me vaatame seda tänast pilti, Anna-Greta, siis päris suure hüppe peame tegema sinna selleks, et jõuda, eks ju, ja ma ei tea, kell tiksub üsna kiiresti. Mis seda reaalaja majandust ja andmepõhist aruandlust, Anna-Greta, sinu hinnangul ikkagi täna tagasi hoiab? Ja suur aitäh küsimuse eest, et ma arvan, kui me täna vaatame istuvat valitsust, siis tegelikult on ju ette võetud rida selliseid väga häid otsuseid, et see valitsuse efektiivsuse nõukoda on arutanud siis erinevaid teemasid, mis siis tegelikult peaks kõik suures plaanis viima meid sellele reaalaja majanduse visioonile lähemale ja kokkuvõttes on seal esitatud ettepanekust ligi 109, mis puudutab konkreetset aruandlust. Aga päriselu on ikkagi see, et meie ministeeriumid tegutsevad päris palju silodes ja paraku on siis nii, et selleks, et need toredad ettepanekud reaalselt ellu viidaks, seal läheb väga palju vaja tööd Riigikantselei poolt ja sealt ma tsiteerin ühte ettekannet, läheb vaja ka vastaspoole karismat, et need asjad tegelikult juhtuks. Ja mulle tundub, et tervikuna seda on selgelt liiga vähe. Ja kui me oleme nimetanud võib-olla seal eelarve kärpimise käigus neid inimesi krokodillideks, siis ma arvan, et see efektiivsuse nõukoda on sellised alligaatori tüüpi tegelased, siis mina arvan, et meil on vaja sellist piraajade klubi tegelikult, kes igapäevaselt, iga-aastaselt seda bürokraatiat, mis takistab ettevõtetel täiel määral oma potentsiaali realiseerimast väiksemaks järaksid. Et ma arvangi, et see sama nõukoda, mis täna tegutseb, on väga hea algatus, aga meil on vaja sellist task force'i, kellel on piltlikult öeldes license to kill ja kes tegutseks ministeeriumite üleselt. Viljar, klassikud on öelnud, et kui tahet on, lendab ka kana mesipuusse. Sa ütlesid seda viimati esimeses stuudios mulle ja mul oli raskusi saate jätkamisega pärast seda mõnda aega. Kuidas siis see harjutus bürokraatia saagimisel näidanud on? Kas tahet on, kas kana on juba jõudnud mesipuusse või on nokk sees, aga saba veel väljas? Ma pakun sulle kohe uue lause, mida sa äkki saad. See küll võib-olla nii hea ei ole, aga me oleme seal bürokraatia nõukodas pigem siuke leevike, kes lendab härjale sarvede vahel ja ütleb künname. Ja see ärg on siis ärg on Keit või? Avalik sektor ja keda esindab Keit, eks, aga tegelikult ma arvan, et selles osas läheb juba päris hästi. Et mida mina kõrvalt vaadates näen, ettevõtjal on väga lihtne õpetada, me teame täpselt, kuidas riik peaks toimima ja me ei salli ühtegi avaliku sektori esindajad, kes tuleks meie juurde ütleks, mida meie peame tegema, eks. Et see oli irooniat aru saata, et seda päris paljud ettevõtted viljelevad. Et tegelikult kas või see Maksu- ja Tolliameti, Statistikaameti omavaheline kokkulepe, kus andmed vahetama hakatakse ja sinna pannakse nüüd ressurssi aega ja eelarve tähtajad inimesed on olemas selleks, on üks esimene konkreetne samm. Võib öelda, miks seda ennem ei ole tehtud, jumal hoia, aga igal organisatsioonil on omad siseprioriteedid, et ma ei tea, et kuskil näiteks olles ka Coop Panga nõukogus nähes seal seda nimekirja IT-arendustes, mis ootab järjekorda, siis ukse ava on sul selline ja see projektide hulk, mis sealt läbi tuleb, on peaks minema 8 korda suurem. Ega see kana hästi sinna mesipuusse ei mahu, mesipuu on mesilinnule disainitud. Kui jõud on taga, siis ikkagi mahub, eks on, ja siis saab ka seda ava suurendada, eks, aga eks see mureni on, et pigem arvan, et siit saab hästi edasi minna ja neid projekte, mida me sealt oleme läbi käinud, ettepanekuid teinud ja veel kord, meie oleme nõuandev koda, et ärategemise osas me vaatame kõik Keidu otsa ja Keit siis omakorda sealt edasi teiste ministeeriumite otsa, et ma olen selles osas optimistlikum, kui ma olin selle nõukoja alguses päris kindlasti. Keit, kui palju on ettevõtjatelt tulnud selliseid asju, mida te niikuinii
teadsite ja need on nagu mugav ära teha ja siis kas sul on mingi teise lauanurga peal see nimekiri asjadest, mis on küll toredad ettepanekud, aga mida tegelikult ei ole võimalik teha? No kõigepealt ma tahaks selle karisma asja muidugi ära klaarida, et ma arvan, meil karismaga ei ole tegelikult probleeme ja jõuga ka, kui seda vaja on, et kui sellest aruandlusest konkreetselt rääkida, muidugi on palju selliseid asju, mis osasid teha ei saa ja paljud on jälle väga mõistlikud. Aga kogu selle reaalaja majanduse ja aruandlusega minust on siin nagu kahte tüüpi teemasid on ju. Üks on see, et ma arvan, see ei olegi olnud niisugusel kujul suur eraldi prioriteet. Kogu aeg on räägitud, ma ei tea, koalitsioonilepingus on ka alati kirjas, välismaal armastame sellest rääkida, et Eesti on niisugune riik, kus andmeid küsitakse ainult ühe korra. Et kõigile meie väga äge on, teil on seal kihvt riik, päris elus see nii ei ole. Igaüks küsib ühe korra, mitte riik ei küsi ühe korra. 400 korda, 400 ankeedis. Igaüks küsib ühe korra ja tegelikult selle niisugune kokkutoomine ei ole ma niisugune suur prioriteet olnud, et siin väga õigesti Vilja ütles ka, et kõigil on mingid oma teised ülesanded, et Maksuamet tahab ikkagi enne kõike makse koguda hästi kokku ja võib-olla mitte mõelda sellele, et mis andmeid võib-olla nad saavad Statistikaametile jagada, et mis neil on olemas, et see eeldab ikkagi lisapingutust. Aga teine asi, mis ma tahan siin rõhutada ja just Anna-Grete sulle ka, et ega see isegi kui on need piraajad, et siis see oli mulle väike üllatus selles protsessis, et kui me hakkasime seda ettevõtjate soovil siis või nende ettevõtjate ettepanekute jaoks seda konkreetset tegevuskava tegema, et iga selle konkreetse siis andmekoosseisu ühest kohast teise liigutamiseks masinloetaval kujul või automaatselt, sa ikkagi tänases Eestis pead tegema mingi eraldi arenduse. See ei juhtu iseenesest. Sa teed seal kõigepealt väikse ärianalüüsi ja siis teed protsessi analüüsi ja siis teed veel analüüsi ja siis teed selle arenduse. See on natuke, nüüd ma keeran vinti peale, aga see tegelikult ikkagi eeldab mingit konkreetset raha ja siis konkreetseid tegevusi, konkreetseid arendusi. Ja see on ju see, mida me ettevõtjatega koos oleme seal proovinud teha, nende kõige suurema mõjuga, nende nii-öelda bürokraatiat vähendavate, just aruandlust puudutavate ettepanekute osas hästi praktilise kava ja koos eelarvega, et kui palju EMTA paneb raha, kui palju Statamet paneb, kui palju teised. Ja sinna kõrvale on veel suur hulk, milleni me täna millega me alles tegeleme, mis on Terviseameti asjad, on ju veel, ütleme, seal sotsiaalvaldkonnas on ju hariduses näiteks ka, kus ka ikkagi kõik asjad ei toimi koos, et mida me veel peame eraldi vaatama, aga see kõik eeldab hästi detailseid tegevusi, et ainult mingitest üldiste põhimõtete, kokkuleppimisest tegelikult ei piisa, vähemalt see on see minu mulje. Võib-olla saaks seda kuidagi teha lihtsamalt, aga meie seda ei ole suutnud välja mõelda, et ju ta ikka läbi nende praktiliste arenduste käib. Ahti, ma küsin selle sama küsimuse tegelikult sinult, millele Keit jättis vastamata praegu, nagu mõnikord juhtub minu elus. Et küsin midagi, aga hoopis mingi huvitav muu jutt tuleb vastu. Kui palju ikkagi ettevõtjad on tegelikult andnud sellist sisendit, mis teil on endal niikuinii olnud torus, ja see Viljari tõuge on aidanud selle kana sealt mesipuust kenasti nagu läbi lükata ja kas on mingisugune teine virn ettepanekuid, mille ka ettevõtjad on teinud, mis te teate, et see niikuinii ei lenda, sellega ei olegi mõtet tegeleda, sest see on liiga kulukas, liiga keeruline, tuleb elada edasi sellega? Ma arvan, et 3 kategooriat, et mingid asjad olid tõesti inimestel mõtetes, mida võiks teha, aga kas ei ole aega, võib olla prioriteet, siis las nad olla. Need sai kõik kohe käiku lükata kiiresti. Sellest oli abi ikkagi? Tal oli selles mõttes abi, et mis on nagu erinev, vaata iga valimistel tuleb lubadusbürokraatiat vähendada. See on nagu kunagi siin Peterburis öeldi, et kui tuleb poliitiline suunis seda korruptsiooni vähendada, siis see tähendab, tariifid tõusevad, et kunagi midagi juhtub. Aga seekord ma näen, et tegelikult päriselt see nihe toimus. Ja võib-olla see jõud või see kana oli seekord eelarvekärped. Et sul oligi vaja mõelda nagu 2 dimensioonis korraga, et kui ma saan vähem raha, siis ma pean ka vähem tegevusi ja vähem teenuseid pakkuma, nii et kus ma siis neid koomale tõmban. See inimene on oma kuningriiki ehitanud seal 30 aastat, aina tugevamaks, ilusamaks, aga tegelikult võib-olla see ei olegi mõtet, et lükkame ta välja. Ja niisugune nagu sisemine puhastumine, see on see esimene sammas.
teine asi on mingid raskemad tegevused, mis on vaja teha, ja kolmas on direktiivid, et sageli võivad tulla ettevõtjad, väga hea, mingite ettepanekutega, mis võtavad kauem aega, et muuta, isegi jah. Ma vangutasin selle pealt pead, et see on hästi lihtne, vaata, mina tõesti, meie tegeleme see Riigikantseleis ka sellega, et saada nüüd nendele ettevõtjate ettepanekutele niisugused mõtestatud vastused nagu ministeeriumitest ja see alati kõige lihtsam, see standard vastus on see, et direktiivid ei luba. Et seal me mõttes unustame ära kaks asja, et tihtipeale siiski, mina olen ju väga suur Euroopa Liidu toetaja. Nagu see oli jah, irooniline märkus. Et üks asi on seal see, et tihtipeale me ise oleme ikkagi mõelnud selle direktiivi võib-olla natuke teistsuguseks, kui ta on päriselt ja seda saab tõlgendada ka teistmoodi. Aga teiseks ikka seda ka ei tasu ära unustada, et me ise ka kuulume sinna Euroopa Liit. Ja kui meil ei sobi mõni direktiiv või meil on sellega suuri probleeme, et siis mitte kõikidel juhtudel, et neid ei saa kindlasti 100 tükki olla, mida me proovime avada seal, aga me kindlasti saame ka algatada asju, mida siis Euroopa Liidus saab muuta, ja sellega me oleme ka isegi selles nõukojas tegelenud ja vastava volinikuga isegi kohtunud lätlane Dombrovskis, et kes siis seda lihtsustamise agendat seal Euroopa Liidus veab ja tegelikult nendega meil on väga aktiivne koostöö, et esmaspäevalgi, kui käisime Brüsselis, rääkisin, et mis nendest pakettidest saab olema. Me proovime ise ka olla loomingulisemad, et meil see töötajate palgadirektiiv on nüüd olemas, vaja üle võtta. Iseenesest tuleks kohustusele siin hakata ettevõtjatel palgaperesid määrama, aga me mõtleme loominguliselt, kuidas seda automatiseerida, kuidas teha niimoodi, et me isegi seda uudist teile välja ei anna, et teie jaoks midagi kenasti toimiks. Praegu veel lahendust ei ole, aga me nuputame. Lisada Keidu repliigiks nii-öelda, et me väga loodan, et Eestit ei saa iseloomustada riigina, kus nii-öelda avalik sektor mõtleb, kuidas ei saa ja kuidas siis erasektor mõtleb, kuidas saab. Ja me oleme ITL-is päris tihti arutanud, et kus siis seda ressurssi leida. Et paraku minu meelest praegu need riigieelarve kärped on ikkagi olnud miniatuursed, nad ei ole sellist tõsist efekti avaldanud ja kui me vaatame riigi IT-kulude kasvu, kui me vaatame riigi IT-majade kasvu, siis on täiesti selge, et seal toimub selline dubleeriv töö erasektori mõttes ja dubleeriv töö ka üksteise mõttes. Et just varasemalt oli üks ettekanne Rivo Reitelmanni poolt, kes ütles pärast omavahelises vestluses ka, et midagi võivad teha, et meie teeme oma lahenduse valmis, aga siin on mingi dubleeriv lahendus Maksuameti ja Statistikaameti poolt. Et tegelikult me peaks väga kriitiliselt üle vaatama, mis riigisektoris tervikuna toimub kogu selle IT-arendusega, võtma konkreetsed mehhanismid, et neid kulusid drastiliselt ikkagi vähendada ja teiseks elimineerida kõik võimalikud dubleerivad tööd. Keit, sul on selline binokkel ka seal Toompeal, kus sa näed neid nagu dubleerivaid lahendusi ja lööd neid vaikselt niimoodi, ma ei tea, raamatu või piitsaga või mis sul on see? Vaata isegi, kus need pead tulevad välja, siis järjest maha neid. Tegeled sellega ka? See lähme natuke teise teemasse siin, et väga... reaalaja majandusega kaudselt seotud. Kaks asja nende IT-majade kohta võib-olla, et seal kindlasti, ma ei tea, kas siin on ka IT-majadest inimesi, et seal kindlasti muudsi on vaja üks konsolideerimine, mis me nüüd oleme juba kokku leppinud, et paralleelselt ju selle ettevõtjate ettepanekutega me tegeleme ka ise selle valitsuse sisemise efektiivsusega, administratsiooni sisemise efektiivsusega, et me ikkagi kogu selle töökoha teenuse osutamise siis konsolideerime ühte kohta, on ju välja arvatud siin julgeolekustruktuurid ja välisministeerium, julgustaks muidugi välisministeeriumit liituma sellega, aga teine pool on see, et ma ütlen hästi niimoodi siin selgelt, kuidas ma sellest aru saan, et ma arvan, IT-majad eriti hakkasid kasvama pärast seda, kui tehti otsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, et Euroopa Liidu rahasid saab kasutada selleks nii-öelda in-house developmentiks. Ehk siis sa ei pea mitte väljast ostma, vaid saad siis ise inimesi palgata arendusteks. Ja see on ikka kaasa toonud seal peaaegu 50% personali kasvu. Ma ise arvan ka, et see mõistlik ei ole. Küsimus on, kas hakata seda nüüd praegu jõuga muutma, või siis oodata, kui Euroopa Liidu eelarveperiood saab läbi, mis on kohe, ja mitte edasi seda lubada, ja siis ma arvan, IT-majade töötajaskond jälle umbes 50% vähemalt väheneb, ja ei saa neid arendusi ka enam sellisel kujul teha. Täna siin on Justiits-Digiministeeriumi inimesi ka, et täna Justiits-Digiministeeriumis ka mõeldakse sellele, et kuidas neid kogu seda hankepoliitikat ja arenduspoliitikat kesksemalt suunata, me väga toetame neid
algatusi Riigikantselei poolt ka, et ma arvan, siin ikkagi mingi paari kuu või poole aasta perspektiivis tulevad muutused ka, aga see ei ole vist päris see põhiteema meil siin. Absoluutselt, liigume edasi. Me oleme siin nüüd tegelikult pannud puid alla riigile, eks ju, et riik küsib muudkui ühe korra, iga ametiasutus küsib jälle neid andmeid, eks ju, ja siin võib nagu palju ette heita, mis kõike riigis saaks paremini teha. Aga kui me vaatame seda nagu eraettevõtluse poolt, siis ka seal mulle tundub on nagu üht-teist, mida võiks teha nagu efektiivsemalt selleks, et meie majandus hakkaks kasvama, et inimesed teeksid rohkem nagu tarka tööd. Ma ei tea, Ahti, kas sa oled niimoodi seda küsimust enda jaoks mõelnud, et mida nagu erasektor saaks ära teha selleks, et seesama reaalaja majandus liiguks nagu järgmisele tasemele? Kas sul on ka mingid ootused ettevõtjatele, mida sa tahaksid oma sellelt mugavalt tugitoolilt praegu nagu teatavaks teha? Siin mõned ettevõtted on, et võib-olla panna ka südamele midagi. No ja palju asju me oleme ikka ära ka teinud, et täna siin päeva jooksul on tutvustatud, et erinevaid andmekogusid on ühendatud ja erinevaid liideseid on tehtud. Aga kuna on ikkagi suht värskelt on need tooted välja tulnud, siis ettevõtjad ennast veel sinna ise ära liidestanud ja neil paljudel ei ole ka seda, lõviosal ei ole ka seda tarkvara, millega seda liidestada. Aga siin me räägime väikestest ja keskmist, või päris mikroettevõtetest. Ma arvan, et meil on häid näiteid vaja, kes seda teinud on. Et see on nagu teadus-arendusinvesteeringutega, et lükkad ja siis lõpuks see toimub plahvatus. Ma arvan, et see AI ise aitab sellele ka kaasa. Ettevõtted teevad oma majades andmeid korda, kui andmed on korras, siis sa saad selle pealt paremat infot, sa saad need ka liidestada riigi infosüsteemidega, et tundub, et seal nagu mingisugune pööre on praegu toimumas, aga täna siin ettekandes nägime ka, et meil on ju see puidutööstusettevõtted toodi näiteks, et meil on nagu maailma tipptasemel puhas AI, robootika, andmepõhine juhtimine ja neid oli siis, mis siin oli, mingi 15% oli paar aastat tagasi, täna juba 30%, et nagu nad näevad oma konkurendi pealt, et ma ei pääse muud moodi. Ja kui see kodumajapidi on korras, siis on juba see riigiga suhtluse tekitamine ka lihtsam. Miks ikkagi see andmete toel efektiivsuse kasvatamine, need muud reaalaja majanduse igasugused võlud, ma ei tea, e-arved on vist kõige juba ära räägitum teema, aga laiemalt, see andmepõhise majanduse efektiivsuse hüppe, mida me näeme igalt poolt ikkagi nagu tuleb peale, miks meil ikka kuidagi nagu takerdume seal, Anna-Grete, kuidas sa seda näed? No e-arvetest rääkides ma arvan, et see on tegelikult must või selles mõttes see tundub selline täiesti no-brainer, et milles see probleem on, et see tänapäeva majandustarkvara juures on 15 minutit ja kogu lugu, et sul on kõik asjad jooksevad ja nad tegelikult oleks ju kas see samm, mis võimaldaks nüüd edasi ehitada uusi lahendusi reaalajas, saad oma käibemaksu tagasi, mitte ma ei tea, järgmise kuu 20. vaid saad juba järgmisel päeval, et mida iganes. Ma arvan, et siin on natukene sellist lootust väga tihti, et asi läheb üle. Just, et et riik võtab mingi otsuse vastu, Euroopa Liidust tuleb mingi direktiiv, eks ole, äkki ikka ei tule. Ja tegelikult neid näiteid on piisavalt palju ka olnud, et jälle lükatakse edasi, jälle tehakse ümber, eks ole. Et tegelikult need ettevõtted igapäevaselt kaotavad. Et samamoodi, et kõik iga see päev, mis sa lükkad seda digitaliseeritust või nagu seda sammu digitaliseerimiseks edasi, eks ole, et sa kaotad reaalselt raha, sa kaotad reaalselt oma konkurentidega võrreldes, eks ole, sest sul on lihtsalt need otsused, mida sa peaksid varem tegema, sa teed paratamatult hiljem, kuna see nii-öelda tõehetk jõuab sulle nagu viitega kohale. Ma arvan, et siin oleks lihtsalt vaja konkreetsemaid samme valitsuse poolt selles mõttes või ütleme riigi poolt, et panna siis see lõpptähtaeg, ütleb, et see tuleb igal juhul. E-arved kohustuslikuks. E-arved kohustuslikuks. Ütleme, ID-kaart ju ka kokkuvõttes oli alguses tõepoolest selline, et sa võisid seda kasutada, see muudeti sulle hästi nii-öelda sõbralikuks koos erasektoriga, et sa said neid e-teenuseid kasutada, aga kokkuvõttes oli ID-kaart kõigile kohustuslik. Viljar, sa oled ka seda meelt, et riik peaks nagu käsu korras neid asju jõustama, et ega teistmoodi ei saa, ikkagi tuleb piits anda või sul on mingi teist teema? No nii ja naa, tähendab, kui lõpuks seda nii ongi, et aga me räägime nagu nii-öelda sellest erasektorist ka nagu mingist homogeensest massist, see kindlasti nagu nii ei ole, on ju. Ma mäletan seda, kui võeti vastu või tähendab tuli see 1000
euroste arvete deklareerimine EMTA-s, eks, et siis ma olin toonasel hetkel üks, kes seda nagu jõuliselt toetas ja ma sain mitmeid kurje kõnesid kõikidelt väga paljudelt inimestelt, kui oleb hulluks läinud, et nüüd anname riigile oma andmed, mis siis järgmiseks, riik tuleb nüüd siis meile magamistuppa ka ja mis nüüd kõik juhtub, on ju. See on ikka usalduse probleem. Aga mis siis nagu on juhtunud? Me oleme saanud õigema mänguväljaku, me oleme saanud nagu maksuauk on vähenenud, on ju, see on tegelikult juhtunud, eks. Et tegelikult ega nende ettevõtjate vastuseis muudatustele on sama suur kui nende nii-öelda see häälekõla, mis neid muudatusi nagu nõuab, on ju. Et seda ma näen nagu päris tihti, et tihti mõni ettevõtja on nagu siuke Kaarli kiriku altarimaal, et tahab käed laiali, ütleb, mina toon teile rahu ja hingamise, on ju. Aga nagu kõikide muudatustele ollakse nagu hästi nagu vastu, et selles suhtes ka meie see nõukoda on olnud nagu väga huvitav nagu harjutus, et avalike sektori poolt või tähendab erasektori poolt on väga lihtne avalikku sektorit nagu nii-öelda kiruda. See on, kõik me oleme selles väga head, aga ütle, mida teha paremini. No ja siis tavaliselt siis kõik kukud maha, no keegi võiks midagi mõistlikku teha, võiks nagu, ma ei tea, ametnikke lahti lasta. See on esimene asi, ma ütlesin, no tahad, tee siis Gert Tiivast, nagu minu ja golfisõber, mine siis kuhugi riigiameti juhiks, vaatas kõik protsessid üle, tee siis oma kärpekavad, võta vastutus, vii ellu ja vaata tulemusi, on ju. Nii tehakse seda, et ega sa ei saa seda kuskilt kõrvalt nagu teistmoodi nagu nõuda, on ju. Et aga mis ma tahangi öelda, et mingil hetkel nagu see arvete näide on, või jah, võib-olla nüüd, kus seda on juba nii paljud üle võtnud ja kus ta ongi mõistlik, siis see lõpp tulebki teha ka osadele natuke valulikuks, et peadki üle minema näiteks. Et ma selle, ja või no veel üks hea näide oli, mida meil nõukogu liige Taavi Kotka, kellel ju ideedes kunagi puudus ei ole, ütles väga hästi, et ta näiteks teeks niimoodi, et kui mina oma väikse OÜ-ga annan riigile ligipääsu oma pangakontole, kus ta näeb kõiki tehinguid, siis riigil puudub igasugune õigus minu käest küsida veel lisaküsimusi näiteks. Jällegi siuke ideaalmaailm, et ma ei taha küll öelda seda, et anname nüüd jõuga kõik nagu oma kontod riigile, aga kui see on sinu vaba valik ja see teeb su elu lihtsamaks väike ettevõtjana, midagi sa varjata ei taha, varjata pole, no jumala eest näiteks. Võtan ühe küsimuse workshopist ka. Me kogu aeg räägime, et riik kogub liiga palju andmeid ja töötame selle vähendamise kallal. Samas riik räägib liiga vähe sellest, kuidas nad üldse neid andmeid kasutavad. Kui oleks arusaam, millist lisaväärtust riik ettevõttele ja kodanikule nende andmetega loob, siis oleks ehk olukord lihtsam. Ma toon, kui ma võin kohe väga lihtsa viimase näite sellele, et me teame, et meie statistikas, ja seda on Statistikaameti juhid ise tunnistanud, on nagu DHI-d arvestatud üle kui alla, et nüüd, kus nad saavad ligi kaupmeeste nii-öelda otse andmetele, eks, hakatakse seda tarbihinnakorvi nagu hinnestama paremini. See on nagu minu hinnangul, või tähendab täpsemini, mis minu hinnangul nagu Statistikaameti poolt majandusindikaator number 1 on ju, mida nad iga aasta, küll iga nii-öelda kas kuu ja kvartalis, aga pigem aasta baasil välja ütleb, me tõstame oma üüre selle kaudu, pensionid indekseeritakse, inimesed küsivad palka juurde, see käivitab nii palju protsesse, no näiteks see on see asi, kus me saame nagu info täpsemaks, eks, väga lihtne. Kuidas seda arusaama tekitada, et mis väärtus tegelikult nendel andmetel riigi jaoks on? Ahti, Keit, on teil ideid, kuidas see teadmine ühiskonda viia? Statistikaamet on juba eelmise juhi ajal proovis tuua natuke kodanikule lähemale, tekitada põnevaid andmeid ja siis visualiseerida neid paremini. Aga üks asi oli see, et nagu Viljar ütles, et andmed täpsemaks, aga tuleb andmed saada ka märksa kiiremaks. Et siis ta muutub tööriistaks ettevõtjatele ja võib-olla ka ajakirjanikele, et sa saad seda majanduse temperatuuri ja erinevaid riigi otsuseid hästi kiiresti hinnata. Praegu ikkagi paljud andmed tulevad meeletu läägiga, et osad asjad 2 kuud, aga osad asjad ka 1,5 aastat, et see detsembri algus tuleb 24. aasta teadusarendus-kulutuste näitaja välja, et me vahepeal siin oleme neid meetmeid igat pidi ümber teinud, aga kas me teeme ka õigesti, siis me saame seda meeletu viitajaga teada. Siin ongi 2 mõõdet, vaata, üks on tõesti see pool, et kuidas riik siis ise neid andmeid kasutab ja siin ma ütleks, et kindlasti Eestis andmed on tegelikult ikkagi nagu selles mõttes heas korras, neid on päris palju ja neid saab kasutada nii otsustamises kui ka selle erinevate teenuste puhul. See on sektoriti, on see ka nagu erinev, et tervishoius näiteks super andmed, ma ütleks, ja kindlasti
on kogu selles tervishoiusüsteemis väga kasulikud, hariduses sama, aga mis just niisugust aruandluse poolt ja neid andmeid puudutab, seal ma arvan, et peame ka tunnistama, et vahest on ikkagi mindud seda teed, et riik on muutunud järjest tugevamaks, mõttes meil on vaja seda teada, et küsime ka seda ja ei mõelda seda, et võib-olla on need kuskil ikkagi olemas, et meil on kõige lihtsam on ikkagi küsida, seesama veidi anekdootlik näide oli see, mida nüüd meedias on siin käsitletud, et mis andmeid siis küsitakse sellel abielulahutuse ankeedil. Et sa juba seal, kui sa nüüd saab siis digitaalselt seda teha, ma saan varsti, aga ka siis ikkagi sa pead kirja panema, et mis haridus sul on ja veel teise ja kolmanda ja neljanda, et kas see selle abielulahutuse puhul kuidagi on nagu tähtis või ei ole, on eraldi küsimus, tegelikult ju ei ole, et kindlasti inimestel on isikukood ja kindlasti selle isikukoodi järgi iseenesest saab nagu vaadata, et kui on keegi tahab mingit uurimustööd või analüüsi teha, et kas rohkem lahutavad kõrgharidusega või siis mingi madalama haridusega inimesed, et see võib-olla on üks näide, kus võib-olla lihtsalt on mindud lihtsama vastupanu teed, et küsime lihtsalt, et siis me teame selle asemel, et vaadata seda kuskilt mujalt. Aga kogu see teine mõõde on ikkagi see, et millest ka kindlasti täna on siin palju räägitud, et eks riik peaks maksimaalselt ikkagi andmeid andma ka erasektori käsutusse ja siis tõesti masinloetaval kujul, mille peale saab siis erinevaid teenuseid, siis sama meie tegelikult väga võimekas IT-sektor ehitada ja ka niisuguseid teenusi, mida ka kogu laias maailmas saab lõpuks kasutada, et ma usun, et see on ka üks meie ikkagi suuri tugevusi ka kõikides nendes tuleviku tehisaru asjades ja et meil on väga head andmed olemas, kuigi nad võib-olla igal juhul ei ole masinloetavalt liigutatavad ja tuleb mitu korda anda, siis ikkagi võrreldes enamuse teiste riikidega, ma arvan, need andmed, mis meil on ikkagi väga head ja selles osas tuleb teha tööd edasi, et nad oleks olemas vabalt nii-öelda masinloetavad. Tihtipeale see nii täna ei ole. Anna-Greta, sul oli kommentaar? Jaa, ma saan aru, et selle aruandlusprojekti 3.0 raames erinevad ametid siis analüüsisid töötajate kohta esitatavad andmeid ja siis tegelikult saadi aru, et 400 andmereast on vajalikud ainult 32. Just. Nii, suurepärane näide, eks ole, et miks on vaja kõiki neid muid andmeid küsida. Aga võib-olla see laiem teema, mis ka meie seda võimekat digisektorit siin puudutab, on see, et meil ei ole täna liiga head argumenti, miks digiriik võiks olla näiteks teistele valitsustele just selle efektiivsuse mõttes. Kuidas sul on vähem vaja avaliku sektori tööjõudu, et tegelikult seda riiki üleval hoida. Ja see minu meelest peaks olema selline kokkuleppeline number näiteks, et me ütlemegi, et ma ei tea, riigi halduskulud per inimene on mingis mõttes mingi X, eks ole, ta võib natukene tõusta järgmisel aastatel, aga tegelikult see suund peaks olema, et ta langeks tänu nendele digilahendustele. Ja probleem on ka tervikuna see, et see, mis meid on siia toonud, tegelikult ei vii meid edasi, aga me oleme kohutavalt halvad asjade, kuidas ma ütlen siis, koristajad, et see on mingi jõulueelne suur puhastus, mis tuleks tegelikult siin riigis teha ja kõike seda, mida praegult küsitakse, seda kõike ei ole vaja, kõiki neid süsteeme, mis täna on kasutuses, mis on võib-olla dubleerivad ka erasektori lahendusi, neid ei ole vaja riigil üleval hoida. Et sellist mõtlemist ja sellist suurpuhastust tuleks tervikuna vaja. Ahti, mis see järgmine arenguhüpe sinu vaates on, mis meile sellise järgmise kvalitatiivse arengutaseme toob, kui me mõtleme selle reaalaja majanduse potentsiaali peale, et me teeme otsuseid andmepõhiselt, andmed liiguvad hästi kiiresti, dashboardides kõik need näidikud vilguvad, oleme efektiivsemad ja paremad. Kus sa seda arenguhüpet näed? Okei, et süsteem on juba korda tehtud, et see nii-öelda elektrivõrk on olemas riigi poolt ja siis maantee ja siis autod on kõik liidestunud, sõidavad seal kenasti, kõik on värsked, kaasaegsed. Sellisel juhul ettevõtja, ta täna juba saab hinnata oma seda seisu erinevates aspektides, kui ta läheb siin portaali, aga ta saab väga kiiret tagasisidet ka oma ettevõtte kohta, ükskõik kas need sisemised andmed, mida ta analüüsib, või siis ka riigi poolt võrdluses teiste ettevõtetega. Need arendused on ettevõtja jaoks kasulikud, nüüd siis või siis lahendused, mis selle pealt tekivad. Ja riigi jaoks, me ikka siin muudame seadusi aeg-ajalt, midagi võtame maha, mõnikord midagi paneme juurde,
teeme toetusskeeme ettevõtetele, et me saame ka nagu hästi kiiret tagasisidet ja selle andmeanalüüsi pealt, mis päriselt töötab, mis on see bang for the buck kõige parem ja mis vähem töötab, mis tuleks ära kustutada, et me saame võib-olla riiki õhemaks teha ja teha suurema rahaga mõistlikumaid asju. Keit, sul on ka mingisugune unistus asjast, millega tuleb järgmine arenguhüpe? Ei, eks see tehisaruga tuleb. Mina seda nagu usun, et meil mitmes valdkonnas on ikkagi see andmete kvaliteet on hea, me täna lihtsalt seda ei rakenda. Sama tervishoid. Kui palju asju saaks tegelikult teha tehisaru ära, et ka mitte inimesi lahti lasta, seda ma nagu seda seost ma usun vähem. Et see annaks mingi suure kokkuhoiu inimeste osas, sest sul on inimesi ikka vaja, aga ta toob sulle parema kvaliteedi, toob sulle parema tervishoiu teenuse, saad õigemad nii-öelda retseptid, varem ennetatakse haigusi, saad parema hariduse, kui kasutad koolides, ütleme, erinevates sektorites ettevõtete efektiivsus, nagu tegelikult Annegi, et sul on ka sisuliselt see sama metsanduses, eks ju, see teeb sul ära tehisaru asjad, mida muidu võib-olla tegi inimene, et eks ma arvan, see on ikkagi see suur arenguhüpe, millega me kõik peame tegelema, kus meil on väga suur minu arvates konkurentsieelis just avaliku sektori poole pealt, sest meil on need andmed olemas, mida paljudel teistel riikidel ei ole. Ma toon mingi ühe konkreetse näite ka, et just oli mingil üritusel rääkisin prantslastega samas tervishoius, neil on terve instituut, 2000 teadurit, kes tegelevad ainult siis AI-ga tervishoius. Ja nad ütlesid, et neil on ainult üks asi tegelikult, mida nad saavad põhiliselt vaadata, et neil on retseptid, on 70 aasta retseptid, sest neil on see tervisekindlustussüsteem on selline, kus siis need on kokku kogutud, sa enne maksad ise ära, siis pärast saad raha tagasi, et siis nüüd 2000 teadurit tegelevad sellega, et kuidas teha sealt ägedaid AI-lahendusi ja kui palju rohkem on meil tegelikult neid võimalusi, kui me neid päriselt kasutaks. Meil oli töötajad, me tegime oma strateegiat ja siis arutasime, mis need eesmärgid võiks olla. Ise pakkusid välja, aga me ei kirjutanud seda sisse, et tänu AI lahendustele 50% vähendame tööjõudu, ikkagi oli selle oma inimesed. Aga ma arvan, tegelikult seal võib olla, et praegu käibekiirus kasvab, mingi tekib see platoo ikkagi selle AI-ga ka ja siis võib-olla ikkagi inimeste arv ka väheneb. Praegu ma näen lihtsalt, et neid asju, mis vanasti tehti 2 aastaga, tehakse võib-olla 2 nädalaga. Aga eks muidugi Riigikantselei ka sunnib rohkem tegema 2 nädalaga. Nii see on, jah. Elu on muutunud nii palju. Vaata, ma lihtsalt veel selle inimeste arvu. Jah, mingil määral võib-olla tõesti on võimalik vähendada. Pigem see inimesed saavad teha teisi asju, millel nad täna kulutavad aega, teevad siis teisi asju, et kui ma võtan Riigikantseleis, ma ka kõvasti koomale tõmmanud inimesi on ju, täna meil on kuskil 140 inimest. Kui nüüd lasta igale poole see tehisaru kallale ja IT, et sa saad võib-olla sealt ma ei tea, 10-15 inimest maha, aga enamus asju on sul ikka niisugused, mida tegelikult sa seda efektiivsust sealt lõpuks ikkagi ei saa, aga sa saad panna inimesed hoopis teistmoodi tööle, tegelema nad nagu sisuliste asjadega palju rohkem, võrreldes sellega, et muidu sa tegeled suure hulga lihtsalt mingite bürokraatia paberite täitmise. Siin on veel üks asi, mida ma tihti tunnen, et see diskussioonis kukub nagu maha, on see, et me arendame neid süsteeme suurettevõtetele või nende nagu vajaduste järgi, aga me peame siiski meeles pidama, et meie majanduse struktuur on selline, et meil on neid mees- ja koeraettevõtteid, kus mees on ka ise koera eest, on nagu niivõrd palju ja reeglina nad ei ole IT-teadlikud ja ei taha selleks saada ja ei peagi saama, et oma tööd teha. Et tegelikult tuleb nagu neid ettevõtteid ka kogu aeg silmas pidada, kuidas nende jaoks teha siis see elu nagu võimalikult lihtsaks, mitte ainult nendele, kellel on 1000 partnerid, 1000 kliente, 1000 töötajaid ja need maailmad on väga-väga erinevad. Me pigem kipume võtma nagu seda suurettevõtete mugavuse järgi, ja ära unustama, mis see väike inimene peaks tundma seal või ettevõtja. No Eestis on nii vähe suurettevõtteid, et ikkagi me joondume pigem nende väikeste osas, aga mis võib-olla nagu öelda, et kuidas siis saada tegelikult ju tervikuna suuremaks, et Henry Kissinger oli väidetavalt kunagi öelnud, et kui palju seal Eestis inimesi on, 1,5 miljonit, nalja teete või, nad karjuvad nagu neid oleks 40 miljonit. Et ma arvan, meie majandus tegelikult võiks tõesti nii-öelda olla vääriline, et seal võiks arvata, et seal töötab, selle jaoks töötab 40 miljonit inimest tänu siis nii-öelda efektiivsetele digi- ja AI lahendustele. Aga me peame alati aru saama, et ettevõtja kõige väärtuslikum ressurss on aeg. Ja me peame nagu selles mõttes vaatama alati selle pilguga,
ka riigi poolt, mida me teeme, et me võimalikult vähe me võtame aega selleks, et ettevõtja peaks tegelema igavate asjadega. Mulle meeldivad väga need Statistikaameti tädid, kes mulle pidevalt helistavad ja tuletavad meelde, et ma pean teadus- ja arendustöötajate aruannete täitma, need on kõik väga meeldivad inimesed, aga ma arvan, et ikkagi seal taga suudaks need otsad omavahel kokku viia ilma neid ettevõtjaid koormamata ka. Ma küsin ühe workshopi küsimuse veel. Milliseid riigi valduses olevaid avaandmeid või andmeid ka lihtsalt ilma avata vajab erasektor kõige rohkem? Kes teab, seda peaks tegelikult erasektor lõpuks ütlema. Siiapoole vaatangi erasektori poole niimoodi. Kõige rohkem me vajame neid andmeid, mis puudutab teisi ettevõtjaid, neid vastaspooli, kelle me tööd teeme. Tegelikult ma arvan, kui sa nii küsid ja see on mu põlverefleks vastuseks. Et ma arvan, et niimoodi sükest riiklikku statistikat, võib-olla mõni ettevõtja tahab kodus viljeleda õhtul ennem Aktuaalset kaamerat, aga tegelikult on ikkagi väga praktilised küsimused, mis meid huvitavad igapäevaselt. No ilmselt jah, et mis see lahutajate haridustase on, see on nagu teisejärguline, eks ole, et kõige rohkem tõepoolest huvitavad konkurenti majandusnäitajad. No super. Vaatame siis sellesse aega, mis tuleb enne, kui tehisaru maailma üle võtab. Järgmised sammud ikkagi aastal 2026, mida me nüüd praktiliselt peaks astuma, et andmepõhised lahendused leviksid ja ettevõtjate halduskoormus väheneks reaalmajanduse toel. 3 asja, mida ootate aastalt 2026. Viljar, alustame sinust. Sul on see nimekiri päris pikk ilmselt. Me oleme juba, meie jõuluvana vastas juba meie kirjale, et tegelikult see, mida Statistikaamet ja MTA omavahel tegema hakkavad täna ja on kokku leppinud, on juba väga suur samm edasi. Anna-Greta? Mina ütlen e-arved, ma ütlen ikkagi Pirajade klubi, sellepärast, et praeguse tempo järgi jõuavad need ettepanekud, mis on tehtud ellu 5 aasta jooksul. Ma arvan, et selleks ajaks on juba paljud asjad nii palju muutunud, et nendest on vähe abi, et selles mõttes jah, sükest silode üles tegutsemist rohkem. Ja, et võib-olla laiendaks seda, mida Viljar ütles, et meil on sellest 15 kõige suurema mõjuga ettepanekust, mis on siis puudutab just seda aruandluse masinloetavaks tegemist ja andmete ükskord küsimist, on meil ikkagi hästi konkreetne tegevuskava. Ma arvan, et see on väga ambitsioonikas, ei ole mitte 5 aastane, see on 2 aastaga saavad need asjad tehtud ja ma arvan, need tuleb igal juhul ära teha ja siis sinna juurde vaadata ka need mõned valdkonnad, mis sealt veel kõrvale jäid, on ju tervishoid ja haridus ja seal ei saa ka teha seda 1 päevaga, seal peab olema selge arusaam, mis tähtajaks, mis asjad saavad tehtud. Ma arvan, see on kõige olulisem ja Ahti, teie kogu see aruandluse projekt tuleb ka viia eduka lõpuni, mis on nüüd. Ahti, 2026, 3 olulist asja, mille teete ära? Kõigepealt, ma arvan, siin me oleme juba erinevate ettepanekutega läinud, et selleks, et üldse mitte andmeid küsida, siis tuleb seda aruandlust vähendada ja vaadatagi tõsiselt otsa, et kes seda üldse kasutab ja miks seda kasutab. See on esimene asi. Teine asi, et nüüd ikkagi kõik need osapooled, kes ennem silodes olid, nad nüüd istuvad ümber laua, et üks asi on see, et neil võetakse ülesande ajaks arvutitöö kohta, aga see ei puutu praegu siin nii väga asjasse, aga enne konsolideerimist vähemalt nad ehitaks ennast ühisele arhitektuurile üles, et edaspidi ei tehtaks niisugused eraldiseisvaid andmesüsteemid, mis omavahel ei suhestu ja siis me võiks sealt edasi jõuda, see on 26, aga seesama, mis ettevõtjad välja pakkusid, nende andmehaabideni, et ei olegi eraldi IT-majad oma asjadega. Ja siis tuleb tehisaru ja teeb kõik korda. No see on juba siis erasektori teha, kuidas ta neid andmeid töötleb või mis ta seal kasutab või ei kasuta. Aga me tahaks siin põhivõrgu korda teha. Head panelistid, suur aitäh teile selle vestluse eest. Kahjuks meil rohkem aega ei ole. Tõmbame siin joone alla. Aplaus, daamid ja härrad.